Tere hommikust! Vot, ja ongi nüüd maikuu. Teate, kui naljakas, enne kui ma panin salvestuse käima, siis mõtlesin selle peale, no ma näitan teile. Te kas te näete 2 valget täpikest, need on luiged. Ja kui enne, kus ma elasin, olid lennukid, siis 2 kõige suuremat häält, mis meil tulevad, on luiged. Luikidel on praegu paaritamise aeg ja siis nad teevad siin selliseid huvitavaid hääli. Ma unustasin kõrvaklapid panemata, ehk siis vaata, kui hästi siit see info läbi tuleb. Aga ma ei tulnud teile ainult kaski näitama ja luikesid, aga just selles suhtes, et vaadake, mäletate, kui ma sellest aprillikuu prognoosist teile rääkisin ka ühes metsaarvutuskäigus ja ütlesin ka, et planeetidel on seal mingi oma case ja jooksevad kokku ja mida iganes, siis see on külus ja ma pean teile ka näitama. Zoomigi siis tausta. Ja siis nüüdseks peaks olema peaaegu, et kõik läbi. See peaaegu võtke siis ära, kui tundub, et jama on see sõna. Et nüüd on siis see koht, kus kohas me saame kõik vabamalt võtta. Kuid see number 5, mis siis maikuuga kaasa tuleb, on tegelikult selline, teate, hästi palju liikumist, eriti veel grillihooaeg, ilus on, tahaks rohkem õues olla. Ja siis ma saangi aru, et sellised rutiinsed tööd, kellel kool on ju, ma mäletan, kooli aeg oli kõige hullem aeg, siis siin lilnud laulavad nii tugevalt. Ja ehk siis, et ei tahaks enam üldse ei tööle minna, ei kooli minna, selle jaoks ongi vaata, siis vaja lihtsalt teha viimased ponnistused ja võtta ennast kätte. Ja kusjuures see kuu toob hästi palju uusi tutvusi, väga palju uusi tegemisi. Ja siin teate, tahate või ei taha, siin peab hakkama lihtsalt fookust hoidma. Seepärast, et muidu läheb täiega lappama. Ja see number 5 on hästi energeetiline, väga palju sellist, kuidas ma ütlen, tahaks ühte asja, teist asja, kolmandat asja. Ja see kontsentreerumine võib olla raske, nii nagu minagi. Praegu räägin teiega juttu, ise vaatan hoopis järve poole. Ja mõte läheb täiega lappama. No vaadake, no kuidas sa saad mõelda tööst? Ja meie Lissu siin navigeerib praegu, ma näitan teile. Ma ostsin küll seadmed, aga me põhimõtteliselt liigume kõik siin ühes taktis, nii et mingit seadmeid pole vaja. Ja siis 2 koerast on tulnud lambad. Nemad söövad praegu rohtu vitamiini poissi. Teate mis, aga seoses koertega nüüd mul tekkis selline küsimus, et kuidas teie hoiate ära koertel neid puuke? Et osad kasutavad neid tablette, osad kasutavad selleks neid tilkasid sinna kuklasse. Et no võt, kommenteerige. Mina olen kasutanud neid tilgakesi sinna. Ma võtaks siit ühe kõndimise. Ma pole veel seda metsa eriti avastanud, kus ma olen. Et peaks tegema siit ühe järveringi, aga ma pole veel seda ka ette võtnud. Nii palju on tegemist. Mis sina eile tegid terve päeva? Pool päeva, 2 tundi oma päevast. Minu päeva mahtus hästi palju asju. Tegin siin lillepeenraid ja kõike muid asju. Ja siis veel olin arvutis ka. Jõudsin klientidega tegeleda. Jõudsin teile prognoosi teha. Ja tegelikult teate, meil tuleb homme Mailaga hästi vahva kokkusaamine, nii nagu meil juba traditsiooniks on tulnud. See, et teeme siis tarokaartide, tegelikult Mailal ei ole ainult tarokaardid, tal on nii palju huvitavaid kaarte. Ja selle ja siis ka numeroloogiliselt ma vaatan seda maikuud siis natukene laiemalt. See prognoos, mis ma eile tegin, see on konkreetselt number 5-ga seotud, aga homme siis vaatan veel seda aasta mõjutus ka sinna juurde. Ehk siis see, sealt tuleb 2026 kokku liitest tuleb 10, ehk siis kokku 15. Ja noh, tegelikult ma võiksin teile seda natukene juba valgustada. Aga noh, et siis vaata, kui mai on iseenesest number 5, siis see ongi just hästi palju kommunikatsiooni, hästi palju tutvusi, väga palju uusi võib-olla mingit koolitussuunda. Võt selle kohta ma ütlen, et see on nii, et nagu vasikale tehakse aed lahti, öeldakse, et jookse. Ja siis kuuse Vassili jookseb seal. Pea on laiali otsas ja tahaks kõike nüüd ja kohe. Ja siis samas, kui päike paistab, siis kes ikka tahab seal kuskil koolipingis istuda ja midagi õppida või uut asja studeerida. Natuke liiga palju nägite, aga noh, vahet pole. Eks ma kuhugi maani teile näitan ja siis ma proovin, et mitte rohkem näidata.
oma isiklikku elu, ma kogu aeg studeerin ja mõtlen siin, et kuidas ma seda oma kaamerat siin suunan. Jaa, aga siis, mis ma tahtsin veel ütelda? 15. Eks kui me vaatame, kuhu memm läheb. Memm paneb kodu poole, okei. Noh, küll ma ta kinni nabin. Siis peab lihtsalt teiega jutustamise ära lõpetama vahepeal. Ta on nii tubli küll, ta oskab välisukseni minna. Ja siis ta jääb sinna kinni. Välisuksest mööda pole pannud veel. Jaa, ehk siis uues kohas elan nii nagu ma olen öelnud. Ehk siis, jah, Kesk-Soomes. 15. 15 on tegelikult üks kuradi energia. Et kes tarokaartides ka midagi mõikab teab, siis vaadake, võtke see lahti. Ja mida see siis tähendab tegelikult numeroloogiliselt on see, et hästi palju tuleb uusi väljakutseid. Väga palju tuleb ka, noh, ma ütlen siis päriselt välja, mis ikka keerutan. Tuleb armu kolmnurkasid, kuulge. Ja siis on see koht ka, et kui sa oled näiteks ülemusele lubanud, et sa või kirjutanud lausa mingid paberitele alla, et ainult oled seal kohas, siis tegelikult sul tuleb väga palju ka uusi tööpakkumisi. Ja vot siis ongi see, et nokk kinni saba lahti, kuidas sa nüüd oma ülemusele ütled, et ma nüüd kuule võtsin paralleelselt samast süsteemist, aga noh, teine ettevõte võtsin ka töökohta. Jagan seal ka oma teadmisi, eriti siis sellised, kes on siin kinnisvaramaaklerid ja sellised tüübid. Ma ei tea, millistel ametil üleüldse peab olema see ametivanne ja muud asjad, juristid, advokaadid. Aga tahes-tahtmata nüüd tekivad need. Kuradi energia tähendab seda, et sul tuleb nagu mingisugune väljakutse. Et kus sa pead, näete, kuradi sarved on püsti. Ja, et tuleb see, et kas võtta või jätta, aga räigelt tahaks võtta, räigelt tahaks nagu teha seda ka veel. Noh, räigelt on ju. Et see 15 paneb tegelikult hästi palju teid nüüd proovile. Ja üks asi muidugi, kui näiteks su elude number on veel seal kas 2 või 6, 9. Miks ma neid mainin, on see, et ja sa oled ise ka võib-olla 15 seal sündinud või noh, mida iganes siis sellel kuul, kellel on siis see 2, 6, 9, siis teil võib tulla ka väga suur selline avanemine, intuitsioon võib avaneda. Te hakkate nägema maailma teises vaatemängus, teises osas teistmoodi. Siis siin on vaja hakata usaldama ja natuke tunnetama neid asju teistmoodi, et mida ja kuhu nüüd rõhku panna. Võivad ka silmad avaneda, et see töökoht või see suhe, kus sa praegu oled, ei ole võib-olla juba pikemat aega olnud see, mida sa tegelikult teha tahad. Ja ma tegelikult tean väga paljude klientide baasil ka seda, et paljud on mulle seda maininud, aga noh, mis siis ikka. Mul on nagu lihtne öelda teile, et mis sa siis jändad seal, et lõpeta ära, vaata. Või siis numeroloogiliselt ma olen teile öelnud ka, ei ole halba ega häid inimesi, lihtsalt see, et sa pead aru saama, jah, sõna on peab, aru saama, kuidas see number töötab. Jah, ma siin oma elukaaslasega ka eile pidasin pika epistli. Minu moodi, kui nad on 13 päev sündinud, siis tal energiat on kui palju. Ja siis päeva lõpuks ma ütlesingi, tead, nüüd ma saan aru, et ma ei tohiks erutuda mingi teatud asjade peale, teatud sõnade, teatud lausete peale, ehk siis noh, mis see tähendab? See tähendab seda, et vaata, noh, konkreetselt 13 energia on hästi hüplev. Ta võib hästi palju asju välja pakkuda, tegevusi hästi palju välja pakkuda, aga nendest tehtud saab võib-olla 10% ainult. Samamoodi on näiteks mina 16. Et minul peab hästi süsteemsus olema. 13 päeval ka, nendel peab hästi palju olema seda süsteemsust, konkreetselt päevapunktid üles kirjutatud ja seda tegelikult on väga paljudel. Nendel, kes on sünninud näiteks 4. päeval või grupp number 4. No seal võib-olla 22 läheb kõige rohkem lappama, aga nendel on juba seesmiselt olemas see struktuur. Nüüd ma lähen piiluma, kus meie mumpsel on. Ei taha teile kodu näidata. Keegi terane kuulaja tegelikult nägi kodu. Aga eks ma siis proovin, vaata nüüd korraks läks stopi peale. Ma vaatan teist mööda, seepärast, et ma tahan teada, kus meie Mademoiselle Tomontes on. Vaatame. Vaadake teie loodust nii kaua. No ma arvan, ta sai tuppa. Jah.
nii, ehk siis nendel, kellel on seal 4-sid ja 8-id palju, ehk siis grupp number 4, eks ju, ja grupp number 8, teie olete juba loomu poolest sellised hästi struktuursed ja kellel edukuse koodis leidub 4 ja 8, siis teil justkui on see, et te panete päevaplaani ülesse, ehk siis mina võin enda lohutuseks öelda küll, et ma olen 16 päev sündinud, aga tegelikult on mul edukuse koodis 8 ja ma tõepoolest pean lausa panema, minu jaoks siis pean panema endale üles päevakava ja ma pean päevakava. Ehk siis neid tehtavaid, mida ma pean tegema päeva jooksul. Muidu ma lähen täiesti lappama. Ja loomulikult on ka see koht, kui kellel on seal 8 või 4, miks ma nendest räägin, on see, et aeg-ajalt panevad endale väga palju tööd, et peab ka panema sinna kalendrisse üles sellise puhkepäeva, et siis ma tööd ei tee. Minul on see väga suur selline õppekoht, kommenteeri sina ka, kellel on siin 8. Vot, aga teie, kellel on 2-sid ja 6-sid väga palju edukuse koodis, siis sellel kuul, nüüd maikuust räägiks veel, on see lugu, et teie võite hästi kuidagi, kuidas ma ütlen, 2 varianti. Väga selles suhtes nagu pilvedes olla rohkem, unistada rohkem, just nagu need jalad enam ei puuduta maad, liblikad on kõhus, mitte seepärast, et te oleksite sinisilmsemad, ei, absoluutselt mitte, eks grupp number 2 ja 6 on need, kes on sündinud siis 2., 11., 20., 29. ja 6, 15 ja 24. 24 sealt natukene on teistsugune kui need teised energiad. Ehk siis teie ka kontsentreerige palun seda oma süsteemi, eriti kellel on seal edukuse koodis näiteks 6, 2, 2, 6, mingid sellised numbrid, siis tiri! on ka lossid jalas. Ma alustasin ära, milline mu outfit on. Väga trennine, väga trennine, väga trennine. Ja siis võt, et mõte läks mujale. Vaatake, ma olen öelnud, et sellised kas naiselikud numbrid, pehmemad numbrid, siis numeroloogiliselt, kui me nüüd vaatame seda edukuse koodi, siis on 2 ja 6. See ei tähenda seda, et sa oled memmekas või selline sinisilmne, võid olla muidugi. Aga siis teie palun eriti kontsentreerige siis seda oma tähelepanu sellel kuul, et ei läheks lappesse. Te ei pea nii tegema, nagu ma ütlen. Mina jällegi, mul on sellised maskuliinsed numbrid, mina pean vaatama, et ma ei unustaks ära, et ma olen naine, et ma ei pea kõiki asju enda õlgadele võtma. Vot, ehk siis teie ka, kellel on sellised maskuliinsed numbrid edukuse koodis nagu 1, 4, 7, 8, 9. Vot, siis teie ka looge pehmust juurde. Kõige kihvtim on need, kellel on näiteks ainult 4, 8 ja 1. Siis teie ka õppige palun delegeerima. Õppige palun usaldama inimesi. Te ei pea kõik asju ise tegema. Sobib? Ja vaat sellised asjad, nagu megavaikus. Tahaks näidata teile luikisid veel. Vaatan, kas ma saan zoomida. Mina ei saa zoomida, zoomige teie. Nagu mega lahedad lennukid seal. Meie isiklikud lennukid siis nii nimetatud. Ja eile neil oli siin ja pulmatants siin. Kajakaid leidub siin ja rossi leidub ja vaat selline on nüüd meie mets, nii nimetatud. Teate, ma soovin teile kõigile südamest palju headust ja armastust. Ja see, et vaadake enda sisse, siis see numeroloogia on selles suhtes väga hea pliiats, tööriist. Et aru saada, kes on kes. Ei ole häid ega halbu inimesi, vaid on see, et kuhu poole peaks oma nina suunama, millist nuppu peaks vajutama. Nautige lihtsalt elu. Elu on elamist väärt. Ja samamoodi kutsun ka üles siis teid, kes te olete pikalt mõelnud, et tahaks tulla siia minuga vestlema, siis kindlasti tehke seda. Viimased külalised olid sellised vau külalised. Ma olen siiamaani veel väga-väga suures eufoorias Timo Reimpaliga vestlusest ja Maia Kaate väljadega. Väljaotsa. Issand, ma nüüd ei tea, väljadega äkki. Väga vabandan, et mööda panen. Tiri, jah. Kui ma ei eksi, siis Mai oli sündinud 2. päev. Vot,
siis teie grupp number 2 olete väga intuitiivsed. Uskuge ja usaldage ennast. Ja kellel on elude number, siis number 2 ka täpselt samamoodi. Me kõik tegelikult peaksime ennast usaldama ja leidma nüüd üles need tugevused. Ma olen kuidagi nii melanhooliasse praegu. Paras aeg ära lõpetada. Praegu viskaski 15.15 ette kellaajal. Ja. Aga okei. Nautige päeva. Täna vähemalt siinkandis lubab 21 kraadi. Juba on mega soe. Eile oli ka mega soe. Aitäh kommentaaride eest, kes eile kommenteeris ka, kuskil oli 19 kraadi. Ja nii ta hakkab see meie suvi, mida me pikalt oleme oodanud. Ja kes on seda suulist analüüsi saanud või kirjalikku analüüsi ja siis te ka aeg-ajalt mõtlete, et appi, kui palju mul on seal numbreid, siis teate, me olemegi nagu kuidas on aasta ilm või? Siis see, et vahest on soe, vahest on külm, eks ju, vahest lööb lund, siis jällegi sajab vihma ja nii oleme täpselt samamoodi ka meie. Meid trigerdavad kõik need erinevad numbrid ja kõige kihvtim on see, et kui sa selle oma kasutusjuhendi lihtsalt korralikult pähe saad. Ja mitte see, et kui palju on 2 + 2, vaid see, et kuidas sina trigerdad siis, kui mingisugune asi tuleb sinu ellu. Ja see metsaelutuskäik ka, kus ma rääkisin teile sellest, ma ei tea, mis selle pealkiri oli, ma ei mäleta enam. No mõte on see, et kus ma rääkisin, kuidas keegi kellega omavahel läbi saab. Teate, kui huvitav see on, nagu päriselt mega huvitav, ma pean veel tegema ühe metsasiilu. Kuna mul pole konkreetset ringi siin, siis ma lihtsalt liigun siin ühes tukas. Siis ma tahtsin seda ütelda, et palun pange tähele neid asju, et kui teil tuleb 3. inimene, näiteks sina ja elukaaslane on ja siis laps. Või siis see, et kui teil lapsed juba suured, olete kahekesi ja kui keegi tuleb teil külla, siis liitke kokku oma sünnipäevad. Lihtsalt iseenda jaoks, teate, kui pull see on. Te kohe saate aru, kuidas asjad hakkavad toimima. Nagu nii erinevalt. Jah. No ma ütleksin selles suhtes, teile meeldetuletuseks, kui nüüd tõesti tekivad sellised grillihooajad ja kõik muud asjad on ju, no võib-olla tuleb seal palju rahvast kokku, kas viitsid liita või mitte. Aga kui tuleb näiteks õhku sellist, mis ma siis ütlen, elektrit, tuleb sellist nagu riiu situatsiooni. Okei, venelased ütlevad küll, kui lööd, siis armastad, eks ju, aga no ma ei usu seda. aga jaa, võt siis, kui te liidate kokku ainuüksi sünnipäevad, siis teil üsna suur tõenäosus on, et lööb kokku 4 näiteks või siis 8. Tehke katset, kommenteerige siia, vaadake. See on nagu niivõrd pull, lahe, mega. Vot, okei, ma lõpetan ära. Vaatan, kas memm sai tuppa või mitte. Tšau, kommenteerige siia ja kirjutage seda, et kus kandist vaatad, palju sul on sooja. Ma tean, et Austraalia tüdrukud, mul ongi nüüd 2 Austraalia klienti. Aitäh teile usalduse eest, nii et näete, kus siis meid vaadatakse. Eesti tüdrukud. Et väga lahe. Ja kusjuures tead, tahtsin sulle ütelda, et kui sa nüüd suulist analüüsi soovid, siis see läheb sinna septembrisse. September-oktoober, jah. Septembrisse mahub veel 1 inimene ja siis läheb juba oktoobrisse. Et kui sa mõtled, et sa tahad, aga kohe praegu endale seda soetada ei saa, siis tea, et sa lähed sinna oktoobri kanti juba. Ja see on mega huvitav teekond meil teiega. Vot, ja suur tänu teile, kes te vaatate ükskõik kus maailma otsast, sealt Austraaliast, võib-olla vaatab keegi Itaaliast. Ja Rossi jookseb siin. Vot, siis nii ongi. Ja videokohtumistega saab kiiremini. Nendega ei ole suurt pikka järjekorda ja teie, kes olete meile saatnud meili saatnud ja ma pole jõudnud veel vastata, siis ma tegelen sellega ka täna. Näete, jah? Et vahepeal on olnud virvarri, aga elu vajab elamist aeg-ajalt. Okei, tšau. Nautige seda ilusat ilma, mis meil on. Kohtumisteni.